ei ole. Eraldi vaates oleme. Eraldi vaates. Tähendab, see on lihtsalt, see on kõik sellepärast lihtsalt, et me oleme nüüd teises hotellis. Jah. Mis selle hotelli nimi oli üldse? Fairlon. Fairlon. No igal juhul. Või midagi, jah. Sellist toredat, väga ilusat pilli. Ta on kõik nagu uus. Eelmisega võrreldes, mille me olime ka väga rahul. Jah. Nad on siin randadele lähedal ja rannas me käisime, see oli väga mõnus. Üldse meil oli täna kuidagi nukene kummaline päev, et eelmisest hotellist mul oli isegi natukene kurb ära tulla. Mul ka, me olime nii harjunud ja keskkond oli nii selge juba, kus poole minna ja kuhu hoida ja mida näha ja mida vaadata ja kust hoiduda ja Monoia väljaku lähedal oli hotell ja et oli selle piiri peal, kus oli siis nagu turistilinn ja siis nukene vähekene tumedat tänavaelu elav linn. Ja kõike seal oli meil näha ka. Kerjuseid. Üks oli tänava ääres, ma nägin hommikul ja õhtul ja siis üks päev enam ei olnud, olid hoopis maanteehitajad seal koha peal, kus mees oli oma 2 kohvriga ja siis oli üks ilma jalgadeta naine ja õigemini jalad olid küll, aga nad olid sellises asendis, et ta ei saa käia. Aga mida kesklinna poole, siis seal pool olid jällegi küll naised lastega, magasid tänaval ja oli selliseid. No see nagu araablased minu meelest rättide poolest. Jah, ma ei oskannudki öelda, mis nad, kus nad või mis nad, aga mõne puhul tundus see nagu päriselt kerja ja aga mõne puhul sa kohe tajusid seda näitemängu ka. Ikka. Võtab rolli. Et see on tema töö, jah. Et selles mõttes on huvitav, aga ma arvan, nende kerjuste peale liiga palju ei peagi mõtlema, et igal juhul nad saavad siin väga hästi hakkama. Sest kliimas öine jahedus on päris hea päevade vahelduseks. Et noh, ära ei külmu. Nad ei külmu ära, nad ei kuumene üle. Et neil on neid võimalusi elus püsida. Ja ei, nälga nad siin ka ei jää, seda ka ei ole karta, sest toitu on ümberringi palju. Kasside eest hoolitsetakse nii toredasti ühiskondlikult. Ma ei tea, igal juhul. Mis see teema üles tuli jälle, et me pidime lahkuma eelmisest hotellist ja see oli isegi natuke kurb. Ütlesime head aega hotellile, sõime hommikust. Ikka väga ilus keskus. Ja siis seljakotid selga ja see seljakottidega mööda linna käimine, vaata see on ikka üks niisugune asi, et selg on kohe märg. Umbne seljakott on vastus. Jah, ikka väga raske. Aga ega me väga kaua käia ei saanud, me käisime Monoia platsile ja ostsime siis piletid 3 päevaks. Sellele ringile ka, mis siis mere äärde meid viib. Ja tänaseks me oleme läbinud kõik 3 ringi. Selles mõttes, et teinas on 3 linnaring. Üks on Pireuse ring ja siis on see rannikuring. Ja kõik on väga otstarbekad turisti jaoks, sest kui sa tahad minna nendele päevakruiisidele, siis 3 sadamat ilusasti saadki selle bussiga kohale. Ja siinpool on siis see muuseum. Või siis, kui sa tahad minna tagasi oma kruiisilaevale, eks ole, hiiglane oli, siis sealt oleksid inimesed peale sadamatesse, mis lähevad ka väiksemad kruiisid, pakuti võimalust. Jah,
et ilmselt seda ikka kasutatakse siis ka. No, Asjad on omavahel seotud. Jah, oli näha, meie bussist liikusid inimesed edasi-tagasi ja siis käisime ära terve selle ranniku Riviera osa. Selleks ajaks ma olin juba filmimisest nii väsinud, et ma ei tahtnud seda enam teha. Aga mis silma torkas oli, et see linnaosa, kus me oleme, et see on ikkagi uus linnaosa. 20-30 aastat vana, mitte rohkem. Ja see on suures osas ehituses. Ja praegu seal ehitus käib. Kilomeetrite viisi ehitamisplatsi on tegelikult. Suured kinnisvaraprojektid, väga suured rahad on mängu pandud. Et on näha, et ütleme, ehitusplatsil on 5 kraanat, siis see annab nagu sellest asjast nagu mastaabid. Samas on elamute vahel on imeilusad vanad majad, mis lagunevad, aga millel on nii romantilised rõdukesed ja aknaluugikesed. Et on, ei saa öelda, täna mina siiski tegin ühe video, kui alla nullistanud. Tõsiselt, õige hea. Ei no ma hommikupoole ikka tegin, bussisõitu tegin ju pikalt ja pidevalt. Et nii, et sellest puudu ei tule nagu näha on. Aga point on nüüd selles, et üks kogemus oli, mis oli seoses rannaga. Rannapiir on tegelikult üpris pikk. Kogu see laht on ju rannik. On kivisemaid, on kiivasemaid kohti. Okei, aga on tasulisi ja tasuta kohti. Ja see oli üllatus, et kui sa lähed randa, maksad 10 euri per naase. Küsitakse, jah. Aga siis seejuures siis ära looda, et sa selle eest veel päevaparju ja ammamisalust saad. Rand oli lihtsalt täis. Rand oli lihtsalt täis ja peale selle oli see veel kivine rand. Et see, kuhu buss tegelikult maha poetas, oli selline koht. Sealt natuke edasi liikudes oli koht, mis oli üldse kinnine. Klubi oli seal, seal olid lihtsalt nii kõrged hinnad. Ma vaatasin selle üle, ma ei hakanud üldse sulle rääkimagi. Ja sealt edasi siis oli see, kus oli lihtsalt sai olla rannas. Ja eralduseks on lihtsalt võrgulaadne asi pandud osaliselt merre. Ühel pool on siis kalli raha eest ja teisel pool täiesti tasuta. Ja ma arvan, et ka seal osas, kus need varjud vastu paistsid, seal osas oleks meie käest juba jälle raha küsitud. No ükskõik, me ikkagi leidsime selle koha, mis meile sobis. Ja see sobis meile väga hästi suurte marmorlahmakate vahel. Riideid vahetada ja päikest võtta ja kohe merre astuda. Vaadata imeilusaid väikseid musti kalakesi ja siis suuremaid halle kalakesi. Me viitsinudki väga sügavasse vette minna tegelikult. Polnud üldse põhjust, misest. Milleks? Vesi kannab sind nagu niimoodi, et liigutamas ennast ei pea, lihtsalt vedeled vees. Siis kui laine viskab kaldale muidugi. Ja seda me muidugi tegime. Nii et tänane päev oli meile tore sellepärast, et me saime ujuda, päikest võtta ja siis siia hotelli tulla ja rõõmu tunda sellest, et see hotell on äge. Ta on ikkagi vädav. Mulle meeldib. Et on rõduvaatega merele. Rõduvaatega merele. Ja et on vannitoas hambaarjad meie jaoks. No ja väiksed tutifruti mugavused on siin täiesti täitsa olemas. Toasussideni välja. Nii. Ja üks asi veel, et nüüd meil on siis juba teist päeva. Me oleme oma paastu muutnud. Meil oli tavaliselt õhtusöögiks oli jäätis ja lõunaks salat ja hommikusöök oli siis kontinentaalne kohalik. Nagu nad seal hotellis reklaamisid. Ja siis praeguseks on meil jällegi salat, toorsalat. Ja siis see on pandud kanaliha, kuskussi või midagi taolist, maksab 5 eurot karvike. Ei olnud, 4,20. 4,20, kesklinnas oli kallim. Ja siis me oleme seda rõõmsasti söönud
nüüd ka täna me õhtuks. ei olegi magusat söönud. Me ei söönud üldse magusat, sest lõunasöök oli meil kella 5-6 paiku. Ja siis me tõstsime 2 karpi, sõime 1 karbi ja pärast sõime 2 karpi. No 2 karpi sõime lihtsalt poole peale, me ei jõudnud kõike korraga ära süüa. Ja õhtul sõime uuesti ja me lihtsalt enam välja ei läinud, sest merest väsinuna, bussisõidust loksutatuna leidsime, et meil on oi, kui tore siin toas olla. Jaa. Nüüd tuli küll pikem jutt, kui oli plaanis. Jah, ja seda veel siis salvestada ka. No enda jaoks ju võib. Aga nüüd siis head ööd. Jääme tööle. Tänane päev on ilusasti õhtuse jõudnud. Väljas hämardub, meil on uni ja me oleme tuttu. Jah.